et raha mängu päriselus võita ei käi selle peale, kellel on suurem palk, vaid selle peale, kas sul on varad, mis su eest tööle lähevad või sul neid ei ole. Isiklik finantsaruanne peegeldab otseselt sinu tänaseid rahaharjumusi ja mõtteviisi seoses rahaga. Selleks, et omada kontrolli oma isiklike finantsasjade üle, on sul vaja teada, kus sa täna oled. Ja kõige parem viis selleks on siis vaadata oma isiklikku finantsaruannet. Sinu isiklik finantsaruanne peegeldab otseselt sinu tänaseid rahaharjumusi ja mõtteviisi seoses rahaga. Ja isiklik finantsaruanne siis koosneb tegelikult 3 erinevast aruandest, mis siis Starfishi puhul on sellise ühe pildina välja toodud. Seal on siis tulud ja kulud ehk kasumiaruanne, seal on varad ja kohustused ehk siis bilanss, ja seal on siis rahavoogude aruanne ehk siis kui palju tuleb sisse ja kui palju läheb kuu lõpus välja. Ja üks võib-olla suur erinevus, mis siis eristab täna keskklassi rikastest, on see, et keskklass keskendub eelkõige palgale. Sageli on neil siis ka võetud erinevad kohustused, on see siis kodulaen, autoliising, krediitkaardi võlgnevus või õppelaen, siis tavaliselt esimene osa, mis planeeritakse oma palgast kõrvale, on siis laenumaksed ja kõik, mis laenumaksedest üle jääb, läheb siis nii-öelda tarbimiseks ja kuu lõpus siis ei pruugi sealt väga palju midagi üle jääda. Ja peamine erinevus siis vaeste ja keskklassi vahel ongi see, et vaestel võib-olla ei ole nii palju kohustusi võetud, kuna lihtsalt nende sissetulekud ei võimalda seda, ja keskklassil on siis tavaliselt võetud ka kohustused nende samade laenude näol ja kokkuvõttes kuu lõpus see pilt võib olla üsna sarnane, et sinna jääb võib-olla mõni 100 eurot alles. Mille poolest erineb siis rikaste finantsaruande oluliselt on see, et nad ei keskendu mitte oma palgale, vaid nad keskenduvad varade loomisele. Ehk siis fookus ei ole mitte kasumiaruande tulude lahtris, vaid fookus on hoopis bilansi varade lahtris. Ja eesmärk on siis see, et sa hakkaksid looma endale teadlikult varasid, mis hakkaksid ühel hetkel sinu eest tööle ja hakkaksid tooma sulle sissetulekuid. Ja rikkad ja ettevõtjad sageli, kes ka rikkuse poole liiguvad, on siis need, kes ei pea tegelikult iga tegevuse eest tasu saama. Kui see tegevus, mis nad teevad, loob neile varasid, siis nad võivad seda teha ka mitte raha eest, aga eesmärk on siis see, et varade lahtris hakkaksid tekkima siis erinevad varad, mis siis tulevikus raha sisse toovad. Loomulikult need varasid, mis sa saad luua, on erinevaid, selleks on vaja siis võib-olla mõista, et mis on need erinevad varaklassid, kuhu sa saad üldse varasid looma hakata, aga ma arvan, see kõige suurem erinevus on saada aru sellest, et see mäng, et raha mängu päriselus võita, ei käi selle peale, kellel on suurem palk, vaid selle peale, kas sul on varad, mis su eest tööle lähevad või sul neid ei ole. Juhul, kui sul neid ei ole, aga sa ikkagi tahad finantsvabadust saavutada, siis on vaja hakata teadlikult varade loomisega tegelema ja vaatame üle oma tänane finantsaruanne, kuidas sa saad siis võib-olla oma võlgnevusi, halbu võlgasid eelkõige vähendada ja suunata siis raha pigem investeerimisse ja varade loomisse. Sa saad igapäevaselt kasutada isiklikku finantsaruannet ka selliselt, et sa vähemalt kord kuus võiksid vaadata nendele reaalsetele numbritele otsa. Ehk siis eeldus on see, et sa omad ülevaadet oma sissetulekutest, oma kuludest, mis sul kuu jooksul on toimunud. Ehk siis ideaalis sul võiks olla ka selline eelarve ja sa võiksid need päriselu numbrid sinna isikliku finantsaruandesse kirja panna. Bilanss ehk varade kohustused on võib-olla need, mis nii suurelt ei muutu, et me igakuiselt ei võta uusi laene juurde ja võib-olla ei osta uusi varasid, aga ka seda tasub siis kord kuus üle vaadata. Ja kui sa saad aru, milline see ideaalis peaks nagu välja nägema, siis sa saad aru ka sellest, mis on need muutused, mis sul on sul vaja teha. On see siis kulude vähendamine, on see halvast võlast loobumine, on see mõne uue vara loomine, et see annab sulle tegelikult ka sellise võib-olla hea tunnetuse, et mis on see olukord täna ja milline sa tahad, et see tulevikus oleks. Ja kui sa seda harjud ka iga kuu vaatama ja sinna korraks süvenema ja mõtlema, mida ma saan muuta järgmisel kuul, siis tegelikult nende väikeste sammudega hakkad sa liikuma õiges suunas ja tegelikult ma usun sellise esimese aastaga saad juba väga suure muutuse teha ja ka väga selge plaani paika panna, milliseid korrektuure siis su finantsaruanne täna vajab.